Kinnisvaraminutid. Stuudios Ahto Kalda ja Rainer Olgo. Tere kinnisvarasõbrad, jälle on nädal möödas, nagu ikka alustame samade sõnadega, aga seekordsed avasõnad on hoopis palju ägedamad, sellepärast et me saame see saade üldse teha niimoodi, et mina ei küsi, vaid küsib hoopis meie kaassaatejuht Rainer Olgo. Ja meil on stuudios ka professionaalid, lisaks peale Raineri on ka meil ellujäämise professionaalid stuudios ja ma annangi kohe sõna teile edasi. Tere ka minu poolt ja tänan selle auväärse saatejuhi rolli eest. Head kuulajad, meil on seekord saates Stigrand Bushcrafti mees Silvo. Ja järsku sa räägid ise, et kes sa oled ja kus sa tuled? Number 1 ma parandan on Stigrand Bushcraft. Ei oska seda, aga näed, ühesõnaga õige oli nii, nagu tema ütles. Skandinaavia pärane nimi on pandud siis Eesti YouTube'i kanalile. Ja miks ongi see, et Stigrander tähendab siis vanas, viikingi ajastu mütoloogias nagu rändajat. Ja me teeme ka seda sama asja, me rändame ja katsetame igasuguseid huvitavaid asju ja teeme huvitavaid asju. Et kes ma olen, see tavaline Tartu poiss, ei midagi erilist. No selles mõttes, et meie jaoks oled sa ikkagi ellujääja, et selles on see õige, et sina oled see mees, et kui tekib, mis meil tekib, kriis, no mingi kriis, mingi suvaline kriis, siis sina oled see mees, kes jääb ainukesena ellu viimasena. Ma ei tea. Ei oska vaata niimoodi öelda. Ma loodan, et nii on, aga vaata me ei tea, mis olukorda sa sattuda nagu võid sellel momendil, et kunagi ei tea. Sa võid olla see viimane, sa võid olla esimene. No hästi, aga selles mõttes, et mina arvan ikkagi, et sa jääd ellu viimasena, et kindlasti, et mis me siin enne arutsime muidugi, et on asju, mida sul ei ole ellu jäämiseks vaja, mis võib-olla, et kuidas see reegel oli, 3 minutit ei saa hakkama ilma veeta. Õhuta. Õhuta, jah. No, mis teised numbrid olid? 3 minutit ilma õhuta, ekstreemsemates tingimustes siis 3 tundi ilma siis sooja allikat, lõkke, kõik sellised asjad, mis sul keales sooja annavad, et tuule ja sükse asjagast meie vastu ei pea kaua. Siis 3 päeva ilma veeta, sest kahjuks siis neerud ütlevad üles ja ka kõik teised organid üles ütlema. 3 nädalat on meil siis ilma toiduta, et 21 päeva on jah siuke aeg, et siis juba peaks nagu midagi tarbima, et aga meie, see sama, kui me jõuame selle kriisi olukorrani, me kahjuks ei tee, et niimoodi, et me nüüd kannatame 3 nädalat ära. Meie aju tahab midagi ju sisse saada endale, et arusaadav, aga nüüd mõtleme, et kriis, et mis kriis saab olla, et oletame, et meil on ikkagi kinnisvara saada, eks ole. Ja meie kinnisvarakriis on hoopis teine asi, et on selline kriis, et sul juba on kinnisvara ja sa satud kriisi, et oletame, et keerutamegi selle saate niimoodi, et kes meil kriisis on, et kõige ohustatum liik on see inimene, kes elab 2-toalises korteris, sest mitte sellepärast, et lihtsalt 2-toalisi korterid on kõige rohkem. Sellepärast on ohustatud ja et oletame nüüd, et meie oleme soetanud minu kaassaatejuht Ahtoga 2 peale korteri, 2-toalise, 9. korrusele, just 9-kordses majas. See on vana. Isegi väga laguneb, just igalt poolt ja saabub kriis. Ja räägi, mis kriis? No elekter läheb ära. Nii. Ja ütleme, et meil on mõlemil jalg on haige. Ja ukse lukk läks katki. Ja hästi paljud lukud läksid katki, lukksepp ei tule. Ja internetti ei ole. Just. Ja nüüd me oleme kriisis, me oleme seal korteris ja küte läks ära. Ja elekter läks ära. Ja mis on toimumas, me ei tea. Ja nüüd, kõigepealt saabub paanika, eks ole. Et hakkame nagu kuskilt minema, et nüüd see kriis saabus, algusest meil on maru lõbus, on ju. On möödunud 5 tundi kriisi algusest, hakkame murelikuks muutuma. Ja väljas on -40 kraadi külma. Tõues. Ja meil ei ole pakettakneid, me ostsime ikkagi soodsa hinnaga korteri. Nii et millest me alustame? Nii, elekter läinud, kütet ei ole, 9. korrus.
midagi ei tea, infot ei ole, on ju. Side on maas, raadiot ei ole. Raadiot ka ei ole, okei. Karjumine ka ei aita, naabreid ei ole. No kui naabrid pääsesid, siis on pisut tappu, aga sa ei saa kindel olla selles ju. Sul on käib, peaks see korust enne ja vastastada. Karjub oli tahad. Jah, et ühesõnaga me oleme sellises kriisis, et mis me nüüd siis, me ei tea, kaua see kesta võib veel ja mis me nüüd siis 5 tunni möödudes, temperatuur on hakanud langema. No ei taha veel, no me oleme 2 autoga. Nüüd ongi see koht, et kui ja tahaks välistada, me oleme ikkagi nagu, ütleme süksed, me tahaks välistada üksteise söömise, kui võimalik ja nii edasi. Et mis on esimene samm, mis sa soovitad meil ette võtta, kui me saame aru, et me oleme nüüd kriisis, 5 tundi on möödunud ja liht ei sõida ja jalg on haige. Liht ei sõida ja jalg on haige. Uksest nii välja ei saanud. Uks on barrikadeeritud, sest lukk on katki. Okay, nii. Otseselt kinni ei ole millegagi löödud, ta on lihtsalt ongi sul lukk hetkel. Ei no lepime kokku, et me ei saa uksest välja. Mis iganes põhjusel, me ei saa uksest välja. Me oleme 2-toalises korteris kinni. Ja mõlemal on jalg katki. Jah, minul on parem jalg katki, täna vasak jalg katki. See on täiesti ebaoluline. See ei mõjuta kriisi. Mis me nüüd ette võtame? Nii, mis te nüüd ette võtate? Kui te nagu ei ole Eestis kindel, mis toimub ja sellise temperatuur juba langeb, tasub nüüd hakata tegelikult koguma endale mingisuguseid vahendeid selleks, et enda keha soojust hoida, tekid ja paksemad riided ja siis istudki juba toas villaste riietega, akentele püüame midagi ette panna. Ja klassikaline see põhi, mida meil teatud leheküljed näitavad, neid ole valmis ja kõik sellised, mine ühte tuppa, 2 Te olete 8, teid rohkem keda. Ei ole rohkem, ei ole koduloomi õnneks ei ole. Ja. Nüüd selle sama toad, et ise endale nagu selliseks nagu omaette nagu selle punkriks selle. Et aknad on teil kinni pantud? No, jah. Nii. Me läheks elutuppa ilmselt, see on kõige suurem. Siis. Ma ei taha ta ka väga lähestikku olla. Te peategi minema kõige väiksemasse tegelikult. Te ei lähe WC-sse. Ei tasu. WC on ju koht, mis on niiske. Aga seal on hoite, et teinekord aga te ju kasutategi seda ainult vajadusel. Ja ütleme niimoodi, et vannituppa siis. Vannitup on ka niiske tegelikult, ei taha ju minna. Riides sava niiskeks ikka küll lõpuks. Su magamistuba oleks sinu kõige parem variant tegelikult, sest sul on seal voodi, mille peal olla, mis on maast ka kõrgemal, esiteks. Ja tavaliselt ikkagi magamistoad 2-toalistes korterites või mingi pisemad ruumigi. Okei, hästi. Valisime välja pisikese magamistoa, akna toppisime maratsitega kinni, nüüd istume, mošitame seal ühes nurgas, teine teises nurgas. Möödunud on 2 päeva. 2 päeva. Ja vett, palju seda veeaeg oli? 3 päeva. 3 päeva. No siis pole veel hullu. Veel ei hullu. Kus me vett saame? Kus te vett saate? No vett ka ei ole. Vett ka ei ole. Kraanist ei tule vett. No siis me jõuame selle vana hea Valamu kasti juurde. No ja, aga kui ta käis pissil. Ei, ma kasti ei pissil. See oli kultuur. Ei no kultuurne inimene tõmbas vett peale, mul ei ole. No okei, et oletame, et ei tõmman vett peale loputuskastist, no palju see ikka on, kui kaua sa jood seda. Me suremegi janusse mulle praegu. Mis meil see loputuskasti suurus on? No... mingisugune 5 liitrit. Jah, nii 5 liitrit vett on juba päris hea sõna tegelikult. Kaua me saame seda? Nii, pluss on veel teil ju külmkapp, on ju? Jaa. Nii, külmkapp hakkab üles sulama ka ju. Seal saab veel lisavett, on nii? Palju sealt saab? See on veel paar liitrit. Ikka. Ja ma mõtlengi, et kas see on niimoodi, et me söögini ei jõuagi või kütteni, et me sureme enne janusse. Et palju üks inimene siis võiks päevas nagu vett juua? Või on mingi asi, et me vääname kuskil vett välja või? Te saate seda teada, saate nüüd seda sama niiskust ju ka koguda endale akente pealt. Ehk siis kõige parem variant selleks ongi, kui sa katad akna kinni mingisuguse kilega, siis kile hakkab ju tegelikult koguma ka enda peale niiskust ja samamoodi igasuguse riided, millesse sa ka pärast-poole ju välja väänata. Ja sa pead lihtsalt minema natukene ekstreemsemaks igasuguste erinevate võimalustega. Ja kuna sa ütlesid, et külm on, see tähendab seda, et talv on. On. Lund hakkab sadama. Esiteks, lund hakkab sadama, aknalauad on sul lund täis. Mul tuli üks nõuanne. Ära söö kollast lund.
ta ei lasteaias. Ma olen niisama, kuna mul on saatejuhi roll, siis ma proovin olla aga muud ei ole. Jaa. Kui muud ei ole, ega siis sa teed seda. Aga siit ka muidugi küsimus, et kuidas sa sellest nagu öelda, et Kas seda võib juua, mis lume kollaseks teeb? ma tahtsin seda küsida, jah. Seda palju hullema. Sellega on nüüd siukene, sa jood seda siis, kui sa oled nagu nii hapus olukorras juba, et sul on vaja mingisugust, vaata vedelikud on küll soolane, öeldes, et joo seda, aga kui sa tead, et sul on võimalus nagu jõuda A-punktist B-punkti, siis sa teed seda. Ma olen kuulnud, et merehädas ollakse näiteks ka, et see ei ole mitte korteris, vaid oled merehädas, siis sa surrakse janusse. Et see on see sama põhjus, soolane. Soolane. Merevesi näiteks ei kõlba mitte kuskil niisama. Seda õnnestub merevees saada kätte ka puhast, mida saab juua. See on jälle protsess, kuidas nagu seda teha. See on juba välja, mis selline kunst, et Okei, see on keeruline, aga lähe. Et teine asi, hingamisega on hästi, et see veel ikka tuleb kuskilt sõrku. Nii te peate ju vahepeal tuulutama enda tuba ka, te ei saa enda selles, ütleme, heeringakarbis kogu aeg sees istuda, et teil oma värskelt õhku ka ikkagi peale. Sest arvatavasti te hakkate seal kasutama ju küünlaid, et on mingi üle kasutada. Romantika. Sada, Või see palaviku vastu. Et teil sooja saada, valgus saada, pimedalt. Ei, meil on hästi külm, eks ole, lõpuks, et siis me küünled kasutame selleks, et kütta siis. Mida ütleb näiteks päästed ja sellised, et ei tasu kütmiseks kasutada, nad annavad liiga vähe sooja, aga kui sul on võimalik ennast kinni katta mingisugused suurema tekiga, mis selle küünle vastu ei lähe. Ma olen isegi seda kusjuures teinud, et täiesti tavaline fliistekk, ma olin talvel väljas, meil on ka video sellest kusjuures isegi üleval. See sama fliistekk ma tõmbasin talle üle pea, see on tegelikult viga, mida teha ei tohi, aga kui sa natuke aega seal sees oled, siis ei ole hullu. Et küünal jääb sul siia, istuki seal ise sees, see tekk on sul ümber, kõige parem on, kui sa pea välja jätad. Ja see küünal kütab selle pisikese ruumi, mis sul on. Ikka väga-väga soojaks, et see on, küünlad on näiteks prepper ehk siis ettevalmistuja, see ei pea olema survivalist, see on eraldi veel. On prepper, kes siis teebki omal toidukraamid, kõik asjad, number 1 asi, mis on prepper, küünlad. Aga söök, okei, me saime nüüd sooja, saame küünlast, ega me kuskilt mujalt ei võta, põlema ei pane seal midagi. Ei. Et sa korter elab. Ukse paneb põlema, siis saad uksest välja. Aga kui on palju ukse, see tulekindel uksega, siis see ei tule niisama lihtsalt. Ei, siis on kogu meie escape room rikutud, me ei saa enam tegeleda, meil on uksu kindel lihtsalt. No ei saa välja. Miks ei saa, ei tea. Selline ekstreemne kriisiolukord. Et nüüd on söök. Et sa ütlesid, et on prepper. Prepper on mingit sööki ette valmistanud. Et mis ta siis söök läheb ju halvaks, mida sa valmistad, et ega sa ei tea, kuna kriis tuleb. Ei tea ju. Aga kui, selles mõttes, et mina näiteks tegin kalasaatit. Ma arvan, et kriisiimid tõi vastu peale palvaks. Kahjuks küll, jah. Ja mis ma teen? Mida teha? Kuna sul see külmkapp hakkab vaikselt üles sulama, sul on mingisugused varutused, mida sa süüa saada. Ja väljas on -40 kraadi. Okei, et ma saan akna taha panna veel oma friikad, eks ole. Aga mul eriti, ega me ei olnud, me ostsime investeerimiskontori, alati ei saa veel haigeks, hakkasime remontima, eks ole. Ega meil külmkapp on suht tühi. Nii et süüa meil, aga me oleme prepperid. Mis meil siis prepperina? Prepper on preparation, see on see ettevalmistaja. Oleme ettevalmistanud, meil on kogu aeg kaasas seljakott, kus on prepperi asjad. Mis seal söögipoolist on siis? See täiesti oleneb sellest, et kui sa oled nüüd ise ehitad nendele seljakotti, niimoodi, et sa ehitad nagu enda järgi, mida sul vaja on, sul on see esmaabi kõik on toidu, sa tead, palju sa päevas vajad, on ka suurem paissin. Ja minul läheb rohkem kui sul. Sul läheb pisut rohkem, aga see klassika, kuidas ta nüüd oli 1900 kilokalorit päevas äkki või? Palju? 1900 vist oli või? Nii vähe. Jah. Sul ei ole rohkem vaja. Üks hamburger on juba 1000 kalorit, see on 2 purksi. Näe küll, see toidusaadus on erandi. Et see ilmselt saab kuidagi olla Ja nendes olukordades sa tegelikult ei hakka seda toitu nagu raiskama, et mul on kõht tühi, ma tahan midagi, sa ei raiska seda. Aga kui sa oled prepperina seljakoti valmis teinud, siis teeme see matkatoitude ja üldse kriisi nagu toitude maailmas nii suur ja lai, mis see on õudne. Et
alustame esiteks on säilivusajad nendel, mis on sul 2 aastast kuni 20, isegi 30 aastani äkki või? Oota, sul on see kott on kaasas? Kott on kaasas. Väga hea, sul kotis süüa on? Kotis on süüa. Anna süüa. Et kui sul on midagi, kas sul on 20 aastat söök kotikene? See on nagu jõulukott, vaata nagu jõulud on, et siin kotis on süüa. Kus on söök? Kus on söök? Mis on selle koti eelis? On see, et ta näeb siuke Greyman stiil välja. Greyman on siis siuke, kes ei paista ka kõigile silma. No see on väga hea kott. Näeb välja nagu üks hea kott. Siin on, saab panna need mis seal on? Sõjaväge meenutab, aga see ei ole sõja. Mollesüsteem, laserlõigatud mollesüsteem on see. Mis see tähendab mollesüsteem? Mollesüsteem on siis süsteem, kuhu sa saad lisada läbi nende havade erinevaid taskuid juurde. Meil oli kuulivestidel siuke. Sa said igasugust taskud juurde. See sai panna need, pluss hoiab neid salvest. Merke euro, see pole see saade. Et ühesõnaga siin on süsteem, sellest ta näeb siuke huvitav välja. Aga mis sa siia paned siia molle külge siis? Kõik ole, mina ei ole ise näiteks isiklikult mitte kunagi mollesüsteemi kasutades, ma olen suutnud ära mahutada igased selle võtte. Ja minu jaoks on ta, kuna mulle meeldib nagu igalt poolt läbi turnida, eriti veel metsa alla, siis minu jaoks on molle tasku üks lisajünn seal küljes, tekitab minu jaoks nagu pigem probleemi, et ta kuskil taas on kinni, võib-olla pärast üldse kaotad ära, niimoodi see päev tähelepanu seda. Et see võib juhtuda muidugi et mollesüsteem hoiab kinni. Et see on nagu, et sa punutsid selle läbi ja panid kinni, eks ju. Ja, see on väga ega. Okei, sul molle, aga kus siis see söök on? Kus see söök? Kui palju söök? Tegelikult on palju olulisi küsimusi, et sul on ma saan aru, et selle kotiga, et oletame, et meie 8 oleme need korteri remonti, et mehed antud juhul 2-toalises, eks ole, et kott on meil alati kaasas. Palju siin süüa on? Siin on ootame, siin on söögipilt. Jah, okei. Millene mõtte jõudu tahtsingi, selle koti eelis ongi see, et ta on mõeldud nendele inimestele, kes reaalselt ei puutugi kokku sellise maailmaga üldse, militaarmaailm on ja on metsainimesel, mis iganes on ja ettevalmistajate maailm. Ta ongi ehitatud selle jaoks, et 64-aastane maali tahab nüüd hakkama saada kuidagi, tal on kõik need asjad olemas selle jaoks. Mind on maha vannutud selle kotiga küll, ja mul on endal ka oma ehitatud kott, aga nüüd hakkab hinna vahe mingi. Oota, see sobis maalile 40-aastasele kinnisvarainvestorile, kes ei ole võib-olla väga rikas. Aga nüüd ongi see, kui ta selle koti lahti teeb, siis ta saab peale vaadates ta saab juba aru sellest, et mis asju kuidas kasutada, kui lihtne see kõik on. Samad sildid, mis siin on külgedel ja oli söögipilt. Siin on üks hügieenipilt. Hügieenipilt, okei. Kus see söögipilt nägi? Söögipilt kindlasti päris pilt söögi on, aga mul on ikalt meeletu paanika, tahaks süüa. Meeletu paanika, aga tahate puhul on lihtne. See sama üleline tasku siin. Ja seal on söögipilt, seal on tööriistade pilt. Siin on riidid ja vist. Jah. Ma lihtsalt mõtlen, et see kott ei ole ju väga suur, et kaua sa sellega ellu jääd, palju siin süüa on? Ta on ette nähtud kui 72 tunni kriisikott. Okei, tegelikult kaua see kriis ikka kestab, 72 on väga hea. See on siuke klassikaline aeg, mis iga pool räägitakse. Siis jõuab juba appi sulle Päästeamet. Pigem küll. Jah, tegelikult jõuab kiiremini, hästi hullem, see jõuab. Üks asi ma segaks korra selle koti teemale vahel, et te rääksite ühenduse mitte saamisest, te elate kortermajas, kus on radiaatoriga küte. Jaa. Mida te lööte? Radiaatorid peaks polistama, keegi tänapäeva inimene ei saa ju sellest ka aru või saab. Aga see on SOS on ju, et tön, on ne? Ja veel 3 tükki juurde. Ja nii putke paned. Et sa teaksid. Aga nüüd probleem, aga see vastuvõitjad teavad. Ja vaat see on kogu suurem probleem tegelikult, et ega palju teagi. Keegi taab kasutust lihtsalt. Aga sajata närvi ikkagi. Ei, kui kõigil teistel korrustel on vaatan elekter sees, kõik on hästi, siis kuskil on mingi laps, on ju. Nii tore jälle peksa. Ja sellega asi piirdub. SOS. Jah. No, ühesõnaga, meil on nüüd see kott, meil mõlemil on kott, me saame mõlemid 72 tundi hakkama, meil meenus, et meil on kott. Jah. Ja sa mõtlesid juba söögi peale? No ma ikka jah, ega ma suhteliselt palju mõtlen söögi peale. Nii. Lähme kohe selle sama ma tahaks proovida seda toitu, mis peab 24 aastat vastu. Kama meeldib sulle? Ei no kõht tühi on sul kõik meeldib. Väga hea, siis meeldib. Selle hakkama. Esimese asjana peabki sa võtma koti saamiseks välja selle kotti, see on tööriistavõtt järelde sellest loidinu ka. See on juba. Nii väike laud, et on pärsad. Häda äge, et sai. Toidupokid selles seljakotis näevad välja sellipid.
Energia. Neil on 2 tükki tegelikult see kotis, üks on mul eraldi lahti tehtud veel. Aga vimvad. Jah. Lõhna sa ei saa tunda, sest ta on täiesti mailar kotis vaakumisse tõmmatud. Ehk siis siin on palju rohkem süüd, ta on nagu raske, katsu see nagu jah, see on ikka raske. Ja neid on 2 tükki, see on 2 sellist pakki selles kotis sees. See on nagu toit, kus sees ei ole vett siis või? Ei, 0 vett. Et seal on kõik muud asjad. Tavaliselt on ju toidus on mingi hästi suur protsent vett. No kui sa muidu sööd. Ja kui sa ütlesid 72 tundi, et siis sa ütlesid 1900, et siis on kokku selles kotis siis 6000 kalorit või? Peaks isegi rohkem olema tegelikult. Selle mõnuga süüa? 2300 kilokalorit on siis, kui mul tõid aru, see on 1 bar, ehk siis see, kuidas nüüd öelda, see plõts, mis see sees on. Sa pead näitama, on see plõts, et see energia, kas sa oled kunagi energiaviite söönud? Tahaks proovida energiaviite, et kas... Mis ma energiaviie kohta ütlen, et keegi pole öelnud, et kriisiolukord või ellujäämine maitseb hästi. Et energiaviis ei ole väga hea maitsega. Ta maitseb nagu kama. Kama on niimoodi. Kama piiri vaja, suhkurt kaja ja 1 vorsti võileips kõrvana, meil okei. Eks seda kõik ülejäänud asju ei saa. Et tegelikult jah, et magus on vähemalt. Ta ei ole magus ja ta ei ole nagu soolane ka. Ta on nagu põhimõtteliselt halb. Kuidagi nagu ei, et praegu väga ei müü, et ütleme niimoodi, et päris pikalt peab olema kõht tühja. Eks ta on, vaata, igal ühel on oma nagu maitse meele, mina ütlen, ta ei ole nagu magus ja soolane. Aga sina nagu sööd need hea meelega? Minul ei ole üldse probleemi. Kui sa videosid vaatad, sa näed, kas on putukaid ka söön, nii et putukad on veel, seal on mingi maitse, eks ole. Päekel. Ja minu alati, jah. Okei, no nii. Nii, sa tahtsid energiat proovida? Mina tahaks süüa, jah, seda ma võiksin eetris süüa, seda ma teen mingit pange või midagi. Ja, mul on selle jaoks on kotil asjad olemas. Sa saaksid oma toitu ise valmistada. Aga ma hakkan seda tegema või? Jah. Mõtlesin... Nüüd on küsimus, kas sa tahad soojalt, tahad sa külmalt või tahad sa lihtsalt seda sama platsi süüa. Et see on 3 varianti, kuidas seda sa saad supp, praad ja magustad, sest samast platsist kõik on maitsetud. Et maitsetu praad, maitsetu supp ja no hakkame kõigepealt sööma. Tegelikult sa saad maitsestada ka seda. Kui mul on millega maitsestada? Kotis on millega maitsestada. Siin on veel lisaks, selle kotil on vesi ka kaasas, mis on nendes samades pakendites on ja kui sul endal ei ole nüüd see sama joogipõbel pantud jääb. Siin on veepuhastustabletid number 1 asi. Kas see puhastab nüüd selle, millest ma algul... 1 tablett 10 liiter. Et kui sa saad liitri, ütleme siis kollakad pedelikud, siis see teeb selle vee või? Täpselt nii. Hakkab looma. See on huvitav. See on küll hea asi. See on hea. Ja tegelikult nende hinnad ei ole üldse kõrged, et ükstapuha isegi Eesti matkapoodidest on täiesti võimalik selliseid asju osta. Teeme sinna 5-6 eurot äkki. Saad aru 6 euriga ostad tablaka, saad teha need selles. Jah. Elektrolüüdid on, ehk siis on faktiliselt ju sool. Tahad maitsestada oma toitu, saad sellega üle teha. Okay. Idee poolest enne. Ja see, vaata, ellujäämine üldse nagu kriisiolukorras tegelikult on see, et me algul räägime, et mina ei saa hakkama, aga kui sul nüüd on lugu happu, siis sul hakkab pea tegelikult tööle ka, ja siis sa oled täielik mekaine. Siis hakkad mõtlema. Ja kotieelis nagu ongi see, et kuna läheb nüüd sinna vesi ka kaasas, on katsalist pakki. See on lihtsalt vesi. Trika, mis on nii vähe ju? 100 milliliitrit on üks pott. See on mingi parem vesi või palju inimene päevas peab, et... No öeldakse 2 liitrit, aga me ei ole sellises olukorras tegelikult 2 liitrit olga nõus. See on lihtsalt natuke, aga see kokku on ainult nii palju vett, sellest peaks piisama 3 päevaks. Sa võtad need tabletid, eks ole, kuskilt porilõigus, kas sa teed porilõigu veega puhtaks? Et siis täitsa kannatab juua või oled 72 tundi, aga siis sured sellesse, mis see haigus oli see, milles see siin, kus see oli see Saaremaal või kus need oli, et see kraanivesi ja koolerabakter oli, kõht läks lappi, et kui sa paned sinna, ütleme siis selle asula kraanivette, selle, kus on koolerabakter, see tapab selle ära. Ta peaks tapma küll jah, tema see bakteri puhastus. Üks asi, mida ma veel mainin ära, on see, et kuna me lätlastega teeme koostööd selle kotiga, siis kõik need, kes nagu selle koti ostavad, on ja meil on see eraldi kood, on see Stigander on eraldi. Selle peaks panema siia alla niimoodi, et saab selle koodiga, kes vaatas meie saate FIA paani ära, siis saab sooduskoodiga. Ja saab niimoodi. Ta ei ole otsa sooduskood, vaid selle koodiga saad sa kaasa kingituse, mis on siis veepuhastus, kuidas ma ütlen, kõrs. Too peaks laskma läbi kuskil 4000 liitrit vett.
ehk siis see puhastab 99,9999%. siis sa jood selle kõrrega näiteks poolilõigust. Jah, nagu otse. jah, otse poolilõigust. See on üle päris. Sina seda kõrt tahaks küll. Vetsis ka ju. No võidki. Sa võid seda sama, mis seal Loputuskast. võite loputuskastis, see, mis juba seal sees on. See võiks olla küll eraldi challenge. Ma ei tea, kas sul kõlab niimoodi, et see 2 tundi ei ole piisav aeg. Et ma seda jooksin oli kõrrega seda. Ega sa jooksid seda pinde peale isegi, sest see on nagu, minu arust on palju puhtam, maitselt juba puhtam vesi, kui see kraanivest, mis tuleb. Aha. No okei, aga nüüd see söögipool ikkagi. Et ärme keetma vist hakka, sest meil ei ole võib-olla aega. Ära oli eelavalt teha ka pilmapudrus on. Ei, seda niisama ei saa nagu süüa niimoodi. Isegi veel üldse süüa. No ta on Mis värvi ta on? pruun. Või niisugune beežikas pruun. Ei, ta ei ole mäbi. Kus see, mis sulle läheb ikka sinna? Pruuni või? Võta pruuni klotsi sööd ja kõrrest jood limonaad. Aga okei, et palun üks pruun NRG5. Mul on jah siin see teine pakk on. Sul on mitu tükki? Jaa, see on. Sa valge ju? Ta on niisugune valge. Valge on parem kui pruun. Siit on jah päris palju ära tarbitud, ehk siis oli see teine pakk, mis siin kandis sees oli. Kas see on siin kõik see kogus või? Rohkem on neid seal sees. Ja on 9 tükki. Rohkem sa pole, see on lahti kuidagi läinud või? Mahub, see mahub rohkem. Ma tahaks seda teise pakki veel lahti. Ja palju see üks söögikord on üks selline see või mitu me sealt on sööma? Et oleks... Ma arvan, et täiesti julgelt, kuna neid õnnestub veel poonitada, meil on eraldi tehtud joon sisse, nagu siin näha on ka. Aga võtame 2 peale 1 või? Jah. Võtaks 2 peale või sa tahad ka süüa? Ei, mina praegu ei taha. Meil on kõht maru tühi, võtaks 2 peale 1. Ja kas on tegelikult ei olegi lihtsalt... Nii, kile... Nii, on eraldi kile sees, tangi kiles juba pandud sellega. Olen kätte saanud, siis võtan see, nüüd nokki lahti. Mul peab olema nuka veel. Ei pea või hullupär. Tunned neebi? Ta tahad suuremast ja väikse saad sul. No on rohkem või, väiksema. Nad on suure. Võta see parempoolne, nii. Aga hea tisu. Ja viisab võtti proovi teha. Maitse on. Jumal normaalne. Viskab väikest saepruuve. Ega väga hull ei olegi. Tegelikult ole. Ta on küpsis. Kiudainet, ta maotäid. Oota ka, jah. Ja mida ma ka enne rääkisin, on see, et Energia 5 eelis ongi, et kui neil on imikud ka, et neid võid see imikutel täpselt samamoodi anda. Imik võib sellest teha nagu... Sa võid imikuga selle putru teha, hommikuks, lõunas, õhtuks, mis iganes. Ja kuna ta nagu kõigile sobib, muidugi Energiad on erinevaid variante, on veel vegan variandid ühed. Kas on kosser ja gluteenivaba? Eks ole küll jah. Täiesti hullult süvenenud latoori. Kui sa hakkad ellu jääma, kui oluline see on, sa muidugi. Okei, see on isegi veganitele. Vegan, GMO vaba enne, siis ta on laktoosi vaba. Väga hea, aga kas ta on ka gluteenivaba? Kas kui mul on talumatus? Ma olen siis ei ole vaja. Siis enam peale. Ma arvan, et see on oluline, mida me tahan. Et siis kõik need talumatused lõppuvad järsku ootamatult ära, kui pead ellu jääma. Ei tea, miks see võiks nii olla. Ei tea, kas mõni on ära surnud selles, et tal on talumatus, et ta lihtsalt ei lõpe. Ikka, ma arvan. Ikka suri ära. Oota, aga meil on terve suur pott, et ega me pidime nagu nii-öelda väikse tiiseri tegema. Kui palju meil aega üldse veel on? Et seda kotti inspekteerida. Me korjame kiired. Mis siin veel on? Mis süüa on? Söök on väga hea, ma söön ja kuulen, mis siin on, jah? Ahto, mina söön, sa küsisin. Sa ka sööd? Sööb. Auto küsis, mis on tolles teises, ja teises on nüüd see... Sa joonistad, maru hea. Peale joonistatud kõik asjad. Siin on kirves ja labida siia saag isegi. Siin sees. Selle sees, kõige sees. Näita labidat. Kui on? Siuke hea visiline labidas. No mis tast kasu on? Kas see on mõeldud selleks, et metsas käia... Mis sa teed labidaka seal? Kus sa teed? Esiteks, kui sa pead enda mingisuguse peavalju ehitama, siis sul on vaja kuidagi fundamendi auka vaadata. Põhimõtteliselt on jah fundamendi auka vaadata. No päris väike kotti labides on niisugune juba sapöörilabidaga. Ei ole sapöörilabides, ta on pisem kui sapöörilabides. No kujuta ette, kui sul naine ta vaias tööd, midagi selles mõõdus on. See on see, millega... Jah, ta on veidi pisem, on ju. Aga... Aga kui juures ma mõtlen, et kui midagi peale juua ei ole, siis selle söömine läheb keeruliseks. Ei saa võtta kõrrega, võtad seda. No, kõrre sööd kaubo peale ja siis sööd seda. Kui sööd mina vist, ega see väga kallis ei ole, ma saan aru, ma söön selle vahepeal siit ära. Noh, see sööb. Ma arvan, mingisuguse aja tagant. Täitsa maitsed. Ei, päriselt on hea.
perele ka, et annaks korra kuskile poole. me katsume seda šaagi. Ja, no tööriista siis MacGyveri teip on, see on nagu loogiline, et see peab olema, on ju. peab olema, et riideid saab parandada, riideid saad ehitada sellega, kui sa oskad teha seda stringid teha. võitaks. Ei, no see vastab nagu tõele, et MacGyveri teip ongi vajalik asi. Minu arust see on nagu üks kõige vajalikumaid asju üldse. Ongi teip on ju, see on klassika, asjade parandamine, riiete parandamine, peavarju ehitusel on teda vaja, on ju, prügikotid. Muideks, paljud asjad, mida nüüd hakkab siit järjest välja tulema, need on tegelikult kõik Eestist ostetud. Okay. Aga prügikotti nagu, see on nagu mingi praktiline põhjus, sest piisab see korralik inimene. Number 1 on see, et miks teie tahate nüüd oma korteris ka välja saada? Miks te ei taha seal kaua olla, on see, et hakkate oma prügises elama. Et siis on ju vaja kuskile seda prügi panna, prügikotiga sa vett endale koguda. Sa saad sellega vett tassida, sa saad sellega asju tassida. Sellega saad sa endale veekindlad siis põhjus sokke teha, on ju. Okei, sa saad muid asju, see on fine. Mis siin veel on? Ma arvan, et me jõuamegi ära vaadata selle kiirühed ja aamrid ja siis on nagu väike tiiser. Kaitseprillid on ju, igaks juhuks. No arusaadav, hakkad seal siis kindad. Ka loogiline. See ei käinud, sul kinniti. Võib-olla see sinna pannud. Marker. Sul on vaja märgistada. Aksa peale küll teissu asju sellega. Kas või? Et seljakotis on eraldi veel märkmik olemas, on kus on kontaktilehed ja asjad. Sulust midagi pimeda jaoks on 2 erinevat valguspulka, on roheline ja punane. Aga mis see on? No, valguspulgad klassitega. Märk on krõks. Ja krõks läheb põlema? Jah. Ja kaua ta põleb? Siis 24 tundi? Endale 24 tundi, jah. Et see on nagu pimedas, võib-olla see korteris ka, et kurb on pimedas istuda. Jah. Ja, arusaadav, mis veel? Nöör. See on loogiline, sellega saab teha igat. Kas see on üles puua või? Kas või? Ma ei tea, kas see on nii hea nöör või? Kohe ütlen sulle, see peaks olema nüüd siuke nöör, millel on eraldi veel 5 nööri sees. Tegelikult see ei ole oluline, see kriis ei seisne selles, see ei lõppe selle. Aga jällegi, see sama nöör enne sa saad ju õmbluseks kasutada veel eraldi nööre, mis seal sees või riide peab ära saada. Tormitikud. Vaat mis see on? Tormitikk on tikk, mis ei kustu sul ära ei tuule käes ega vee sees. Oma sa pead ära kustuta. Aga kustuki sul siis ära, kus näiteks oletame, kui seda vette pistad, ta ei põle seal edasi. Aga nii kui sa välja võtad, seda põleb edasi. Kui sa pistad ta mulda, ta ei põle edasi. Võtad välja ja seda põleb edasi. Aga see ei ole ohtlik ei ole või? Et tal on ette nähtud. Ära pane. Ei, ma ei panegi siin hulgas, siis on see. Ma mõtlengi. Ta on nii palju, see on tule alustamiseks üks kõige parem. Kuidas see, mis see kunagi ära ei kustu ära põleb, siis ta ikka kustub ära või? Jah. Siis ta kustub iseenes. Ma hakkasin muretsema, et see on üks päris... Ma saan aru, et kui sa lõket põlema, sest ja asi ja vatt on ka nagu lisaks või pantud just selle jaoks, et paljud isegi ei oskagi lõpule tuld teha, mis on natuke veiger öelda, siis vatt, see on väga suur abivahend. Siis see on saak. See on saak. Ja, see on saak, see on puitsaagid. Sellest ma saan seda aru. Et on see kokkuvõdjate saak. Kus vähe lahti. Ei, sõpsti, jälle kinni, enne sa saad oma elementaarsed saagimised asjad sellega. See on aru saagida saak. No, tegelikult on nagu jube põnev on, et ma oleks pidanud väga pikalt arutama. Mis on veel mingisugune, ma tahaks labidat ikkagi, et kui kuidagi jõuad. Labidat tahaks näha, jah. Et millega saab ehitada maju? Maju sa vast ehitama ei hakka, maju pead sa ehitama ilma labidat. Lihtne, labidas. Ma arvan, et see on isegi võib-olla relva eest. See on jah, et kui me läksime tülli minema, siis et minu kotis ja sinu kotis labida action on sae. Jah. Siut on labidas, nuga, ma saan aru. Lihtne tööriisariid on alati. Padari on aru saada, aga see on nüüd veel ka mingi. See nüüd on kokkuvoldita vahi. Kas seda saab see on lihtsalt nagu niisugune raam, jah? Ta on raam, mille sees siis on sul võimalik isegi küünlaga tegelikult vett keeta, on ju. Et kui saan sul isegi kiirelt näidata, kuidas põhipete peale välja näeks. Näitame, vaatame selle ahju veel ära ja siis lähme kalissesse. Ja niimoodi lahti. See oli mõts. Siin on veel süütetabletid isegi, see on toas sa muidugi kasutada. Küünalt saad ju selle veel kasutada. Oota, miks ma süütetabletti toas ei või kasutada? No, tuletõrje larn.
aga põlema võib minna, sellepärast. See on üks asi ja teine variant on veel see ka, et sa lämbud ise selle ära, kui su akna kinni ka on. Selle peale me ei mõelnud. Vot sellepärast ongi see, et isegi kui sa kodus nagu neid külle kasutad, see on hea, vaata, ma enne ütlesin ka, et vahepeal oma sellest kilukarbist natuke väljagi saada, seda värsket õhku tuleks sisse ka, et see värske õhk on tegelikult tähtis. Jah, inimene ütleb, et ma lasen nii palju külme sisse, ei saa teil värsket õhku anda. Ja joogitops on ka tal koti küljes olemas, mille õnnestub ka siia peale panna ja kui on väiksem tops, siis see nurka säiti üldse. Ja küünlaga, ütleme see 4-tunnine tavaline teeküünal on see sisse panna ja see põlema panna sootama vett ka keeb. Vaata selle kotis oli nüüd see, oli kotis mingisugune, ütleme siin 1/10, et 10 korda rohkem selliseid tähtsaid asju on see kotis, ma saan aru. Jah. Igavene kihvt kott, et ma saan aru, et ka veel eraldi. Iga väike asi, et ma saan aru, et sul on ka seal, ütle uuesti oma see lehekülg oli. Siigandor Puskure. Et seal on ka see kott niimoodi pikemalt lahti leierdatud. Yeah. Kas see kott ongi nagu need asja või sa oled ise siia midagi juurde panna? See ongi sükse koti saab osta. Selle saad sa juba see maksab. Selle ehk siis 72 tunni premium kott, see sama, mis siin on, selle hinna 349 €. See kõik kokku. Ei, see kõik kokku. See on premium kott. Et kuskil on mingisugune mitte premium selline tavainimeste kott. Seal on partnerkitt. See tegelikult ongi mõeldud tõesti tavalisele inimesele, aga see on partnerkitt. Partnerkitt siis ei sisalda, kui ma õieti mäletan, siis minu arust seda samad tööriista seda kooprit. No, ei saa hakkama sellega, me ikkagi, kui siis tuleks premium võtta, et ühesõnaga kriisiks valmistatud juba kott on nagu pool asja, aga tegelikult tuleks ikkagi aru saada, kus neid kasutada, eks ju. Et kas seal on mingid juhendid ka? Sellele kõigele? No sellele asjal on juhend. Et sa saad ikkagi kuidagi nagu hakkama. Aga nüüd ma mõtlen, et me oleme siin jube põnevad, aga meil on selline formaadi probleem, ehk siis me praegu rohkem saladusi kotist ei saa avada, aga me peaks kuidagi nüüd kokku võtma. Näed, nuga kahvel lusikas ühest. See on šluffel või? Spork. Spork, see on siuke nimi. Ühesõnaga, no küsiks võib-olla, ma ei tea, kas teeks niimoodi, et mina küsin ühe küsimuse ja Ahto küsib ühe küsimuse ja need peavad olema nii tähtsad küsimused, et on abiks ka. Et no küsiks niimoodi, et mis see tähtis küsimus on? Ma võin küsida ise. Küsi ise, jah. Et kui sa ütleme selle koti endale soetab, muretsed, ilmselgelt see käi see kott seljas ju igal pool. Et kuhu oleks kõige kavalam see kott üldse nagu jätta või kus teda hoida? No sa peadki nagu arvestama enda selle elustiiliga, kas sa veedad rohkem aega autos või sa veedad rohkem aega kodus. Et see kott nagu ongi ette nähtud selleks, et kui inimene selle ostab endale, ta saab seda edasi veel arendada. Vajadusele midagi võib-olla välja vahetada, kui ta soovib tõesti välja vahetada. Et suurem osa töö on tema käest ära tehtud, autosse sobib ta iga küll, siis koju sobib ta samamoodi iga küll, tegelikult kuskil ette ei jää, nii nagu lätlased ka ütlesid, et osta kotti, unusta ära veidike. Minul on siis arusaadav, et see on nagu hea, kui ta oleks ikkagi sul nagu nii-öelda lähedal, et kriis võib ju tulla, kriis ei hüüa tulles, eks ju. Minul on nagu selline, ma ei tea, see on isiklikult tähtis küsimus, et kas see toit on selles mõttes täisväärtuslik, et kas sa saaksid selle valge klotsi pealt näiteks 6 aega elada niimoodi, et sa nagu, ma ei tea, et sealt midagi nagu, kas siin on nagu kõik igast vitamiinid ja mikrotoit, on kõik niisugune supertoit nii-öelda. Seal on nagu hunnikuga neid vitamiine sees, ma mõtlen, ta sai kotti tagasi pandud, aga see list, mis seal nagu taga on, et kui palju on neid vitamiine ja kilokaloreid ja kõike seda kraami seal sees, et mul see väga tegi kõhu täis kusjuures. Ma ka lihtsalt viisakust ei matsutanud edasi, ma söön pärast ära veel. Et jube hea. Ühesõnaga, mis me siis võtame siis kokku, et kas meil 3 asja ka, nagu meil tavaliselt on. Vaat sina oled seda kogu aeg teinud saatejuhina ja mina nüüd ei oska. Et sul peab, kui tuleb 5, 3 asja. Mina arvan, et seda kotti oleks vaja. See kotis on rohkem kui 3 asja, jah. Aga see ongi see, et kui kotis on rohkem 3 asja, võtad koti, võtad autokoti, autovõtt on veel eraldi tehtud selle. Ja siis on perekott olemas, on juuniorkott, mis on mõeldud lastele, mis ei sisalda terariistasid. Et seal on kraami selles suhtes.
mis nagu, kui mina isegi esimest korda üks asi, mis mu veel kaasas on tegelikult, kus ma täiesti ära unustasin, on, neil on veel siuke asi eraldi peetud. Aga see on lihtsalt siukene... See on evakuatsioonikott, on ju, pisikene, mille sisu on siis vesi, söök, iseendale siis ennast nähtavaks tegemise asjad. Seda snäkki on? Ei, see on Eesti firma asjad muideks sees, milleks on Food Force, kes toodab matkatooteid ja toite. Ja pealt on näha ka, et toidud, vesi, siis puhastusvahendid, hügieenitarbed, termo siis, just öeldes tekk, eesti keeles on reflektor, ehk siis enda nähtavaks tegemiseks ja kriisi selline väike raamat on ka veel eraldi maas. Jube äge kotis. See vaata, ma ei tea, kus ma pean näitama seda silma, et siin on kõik need asjad sees. Aga mina muidugi teeks ühe kotti veel, et kus on kõrse need valged. Ja alkoholi. Ühesõnaga, aga meie ütleme aitäh, me oleme väga, mina arvan, et tasub vaadata neid videosid, kus sa nagu räägid täpsemalt. Ja ühesõnaga tasub soetada kinnisvara, sest isegi ja kriisikotti võib-olla see annaks kauba peale isegi teinekord kellelegi. Kes vaatas saadet, küsige, kui te ostate 2-toalise korteri, siis küsige kauba peale kriisikotti. Siis ei ole mõtet muretseda. Olgu, kes saab. Just. No aga aitäh. Aitäh sulle ja aitäh televaatajad ja risu. Järgmisel esmaspäeval jälle. Samal ajal samas kohas. Aitäh. Kinnisvara minutid. Stuudios Ahto Kalda ja Rainer Olgo.